kui me niimoodi arutleme, et mikro- ja makrokosmos on, et välismaailm on lõhnad, maitsed, elusolendid, eks ju, kõik need elemendid ja energiad, et siis on olemas, eks ju, mikrokosmos. Et meie sisemaailm, öeldakse eneseteadvustamine. No ja võib niimoodi küsida, et enda käest niimoodi selline šokeeriva küsimuse, et kui see keha jätmine tuleb, et siis kustutatakse justkui väljast tuli ära. Et mille peale sa toetud ja kus sa lähed, mille peale sa mediteerid, mõtled, kus sa oma peenkeha ja meeleolud toetad. Et kui sul mingit sidet ei ole, eks ju, sisemaailma ja igavese vaimse maailmaga ja igaveste väärtustega ja igaveste elusolenditega. No mõtlen just Jumala, ma ei tea, kuidas kellelgi Jumal või vaimne õpetaja või suured pühakud või ma ei tea, pühad paigad, et kuhu sa lähed või mis sa teed või et mis siis saab nagu, et õnneks vedades on see informatsioon olemas, aga täpselt, eks ju, nii Ayurveda kui räägib peenkeha ja hing ja füüsiline keha ja mis seal toimub ja mis surmahetkel toimub ja mis kanalid seal on ja kuidas hing välja läheb ja mis variandid seal on kõik ja millele nagu mõelda ja ühesõnaga terve suur selline teadus. Aga siis võib nagu proovida, kui sa mediteerid, täna ma ka proovisin korra siin, kuidas keegi, eks ju, mida või palve, issa meie palve või Hare Krishna mantra, et kui sa paned nagu mõlemad kõrvad kinni, ma praegu ei saa, mul üks käsi hoiab mobiili kinni, siis sul hääl kõlab sees, paned silmad kinni ja tunned, kuidas see sees, siis see palve kõlab või mantra või püha nimi, Jumala nimi. Ja kui sa kordad, siis sa nagu järsku oled, ainult mis sa kuulad, et kuulad oma sisemaailmas nagu justkui seda püha heli, eks ju, aga öeldakse, et sinu sisemaailmas või sinu olemuses, hinge olemuses ja seal kõrval on siis ülihing, et justkui võid ju visualiseerida, mõelda, et näed, et seal ma olen, eks ju, et see välismaailm korraks lülitati välja, eks ju, tuli. Et ma olen seal sisemaailmas, kordan kõigepealt seda heli, püha heli ja siis püüan ennast siduda siis ülihingega või kujutada ette või otsida seda valgust hinge kõrval olevat igavest Jumalat. Vedades kirjutatakse Jumala aspekte, siis lokaliseeritud aspekt, Paramatma, ülihing, püha vaim on alati hinge kõrval, ka sisemaailmas. Vabandust. Et selline hea harjutus. Paned kõrvad kinni, silmad kinni ja oma sisemaailma siis kumiseb ja heliseb see Jumala nimi või vibratsioon, palve või loits.